Tere hommikust! Täna alustame oma 6. vlogi ja enamus meie päevadest viimasel ajal ongi välja näinud, seisime voodis, vaatame, otsime tööd, suhtleme inimestega, mõtleme, mida me edasi teeme. Et olgugi, et meil on nagu olemas mingi rahaline puhver, siis vaikselt hakkab juba tulema see närv sisse, et võiks juba töö leida. Et me ei taha mitte midagi teha, sellepärast et isegi autoga sõitmine kulutab raha ja siis me otsimegi tööd, et me saaksime midagi teha või hästi keeruline seda seletada. Igatahes me vist leiame töö, täna on meil neljapäev ja me suht kindlalt lähme esmaspäeva tööle. Tundub nii hirmus, aga samas väga elevil olen. Et antud töö on siis õunaaeda ja lähme neid õunapuid siis pügama nii-öelda, jah. Hannes sööb esimest korda vabatahtlikult kiirnõudleid. Vaese mehe toit. Ja kui ei ole väga häid söögitegemistingimusi, ütleme nii. Jah. Ja et ei ole üldse nii hull. Kuradi suur pätt. Praaks! Kuak, kuak, kuak! Kuak, kuak! Kuak, 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 kuak! Kuak, kuak, kuak! Kuak, kuak, kuak! Tõttu uudis juba rikutud. Kuak, kuak, kuak! Ma ei saa aru, mis toimub. Praaks. Annes, kumb on emane, kumb on isane? Ma arvan, et see värviline on isane. Mis see värviline? See on pruunikas. See ei ole värviline. Partide elu. On nii hea loodus see dokumentaalimees. Väga sõbralikud linnud on siin. Üks on väga imeliku näoga. Mingi suur pirakas. Mis see teeb? Ma ei tea, mis ta teeb. Noh, mis jõudus? Me tulime poodi. Meil ei olnud midagi teha ja siis ma ütlesin Hannesele, lähme linna peale. Ja ma käin igas poes, et äkki on kellegi, aga täna ma juba isegi mõtlesime küsida enda käest. Just oli teenindaja, et kas ma saan kuidagi aidata ja siis küsis meie iPhone'i juures, et kas saad iPhone'i ja siis ma olin mingi kas teil on üldse, vaata nagu on juba mingi, teil ei ole nagu nii. Ja siis ta mingi hea, et tule kaasa, et lähme vaatame. Ja siis tal oli, ma küll tahtsin 512 gigabaiti. Ta oli kas 256, mida ma oleks juba ammu saanud, ehk siis võis 1 terabaidine. Ja me Hannesega rääkisime, et kui on 1 terabait, siis ma pigem võtan 1 terabaidise ja ma sain nii palju asju veel. No, selles suhtes raha läks ka, aga ma sain endale uue iPhone'i, siis taguse, klaasi, Rene, säägi oma ja siis kiirlaadja. Väga uhke. Oleme siin oma backpackerite hotellis ja
Hannes võib näidata seda kööki siin, me teeme siin endale süüa praeguseks õhtuks ja natukene ka nädalaks need valmistame ette. Õnneks midagi teist pole, suht korralik on, aga samas Avensu printsess imelik on mõelda, et ma pean jagama, et äkki keegi pole nõus ilusti ära pesma mingi kuuma veega ehk siis ära desinfitseerinud, aga vähemalt sama oma asi ära tehtud ja praadimisel ka ju natukene tuleb kuum. Valmistasime endale siis kanapesto pasta. Head isu. Isu. Üle pika aja ootame nii väga, et saaks tööle minna ja homme on meil esimene tööpäev. Me ei ole mingi 2 päeva põhimõtteliselt mitte midagi teinud. Täna jalutame siin oma Holiday pargis ringi. Ma sain omale uue telefoni ja ma loodan, et te näete ka seda, et kvaliteet on mul parem. Ma olen nii õnnelik. Ma olen nii kaua oodanud, et ma saaksin endale uue telefoni ja nüüd see on mu käes. Ja täna ma olengi tegelenud selle seadistamisega ja me tegime süüa enne. Kell on 6:44 hommikul, meil on täna esimene tööpäev. Käisime vetsus, haamed pesemas, nägu pesemas ja nüüd pakime oma asjad kokku ja võtame oma koti kaasa, me julge ette siia. Ja teeme kiirsöögi ka vist. Oleme siin enda esimesel tööpäeval lõuna istanduses. Meie töö on siis neid õunte kobareid nagu hõrendada. Ehk siis peame tegema nii, et ühe oksa peal oleks umbes 9 õuna. Ja mitte need väiksed junnid, aga mitte ka kõige suuremad, kõige suurema, mida nimetatakse selleks King Apple'iks. See tuleb siis ära võtta, et need lähevad liiga suureks. Ja siis need väiksed kökatsid. Et umbes 9 õuna. Et selline näeb meie töö välja. Ehk siis nüüd peaks see oks olema enam-vähem, näed, siin on näha üks kobar. Kõige väiksema võtame ära. Ja kõige suurema ka. Ja vahepeal peame ka vedele peal turnima, et kõrgemale saada. Siuke näeb meie töö välja. Tegin tööd siin. Siis leidsin siit lehtede vahelt linnupesa väikse. Mingi väikse linnupesa. Siukene lugu siis. Nüüd on meil käes lõuna. Tegime talle salati kaasa täna. Vaatame, kuidas ülejäänud nädala peame või kas teeme ilusti kaasa. Näpud me nagu peame kogu aeg nagu tegema, need on mürgitatud, mis on veits rõve minu meelest. Kes teavad mind, ma täiega mingi bakterifriik ja mingi mürke üritan võimalikult endast eemal hoida, aga näpud läheb veits hellaks, aga nad ütlesid, et sellega harjub ära. Nad hoiatasid ette meid õnneks. Nii, see tööpäev on läbi nüüd. Et tundub täitsa siuke lihtne töö. Vahepeal veits tüütu, aga ikkagi saad omas tempos rahulikult asju teha. Ja kui kiiresti teed, et siis on võimalus ka tulemustasu saada, et 4 euri puu pealt. Et tõmbad neid õunu seal harvemaks
et täpselt see, mida me ette kujutasime umbes. Võib rahule jääda. Esimene päev on tehtud. Tere hommikust, täna on 22. november ja meil hakkab täna teine tööpäev. Aga ma tahtsin teilt rääkida sellest, et eile oli minu esimene selline breakdown või niimoodi, et ma nutsin eile terve õhtu. Põhimõtteliselt ma ei maganud öösel üldse. Nagu ma ei teinud midagi muud ka, aga lihtsalt ma olin suht pindmise unega, et ma ei ole väga sügavus unes. Ja sellepärast, et tuleb välja, et ma ei ole selline inimene, kes suudaks mingi backpackida või ma ei tea, ma ei tahaks midagi sellist teha oma elus. Ma ei tea, kuidas teised inimesed teevad, mina olen liiga printsess selle jaoks. Aga jah, põhimõtteliselt ma tahaks, et mul oleks oma ruum, pesemisruum, söögi tegemisvõimalus. Hetkel seda ei ole. Ja see teeb mind mega kurvaks ja ma ei suudagi magada. Me magame praegu seal backpackerite ruumis ja ma ei suuda üldse magada seal isegi siis, kui me oleme kahekesi. Ja ma kardan, et täna tuleb meile meie töökaaslane ka sinna tuppa, nii et inimesi tuleb juurde. Hannes, 3. päev, kuidas on? See on vastu lavaši rulli ja naanirull, mis muidu on pidi olema lavaši rull. Aga ei, pole häda midagi. Päike on veits väsitav ja õun on lihtsalt nii palju ühe puu peal, et seda $6 puud, kui teha, siis ei jõua nii kiireni. Laua. Meie auto on täiesti sassis, ärge seda tähele pange, mul nägu ja juuksud. Lõpetasime enda 3. tööpäeva täna ja täiesti surnud. Esimene päev tegime 8 tundi, see oli nagu selline sissejuhatus, siis eile tegime 11 tundi, peale seda ma olime täiesti zombi, ma pidin poodi minema, ma ei suutnud mitte midagi vaadata, ega ma olime lihtsalt mingi käisime seal ringi nagu jalgu põhimõtteliselt lihtsalt lohistades. Täna tegime juhuslikult 10,5 tundi. Ma täna ei tunne nagu seda mentaalset väsimust nii palju. Meil oli vahepeal mega kuumus, mega raske oli, sest nagu see kuumus lihtsalt tappis, ei tunne, tahaks nagu vette hüpata MA-s, siis ma tahtsin täiega Kiisa jõkke hüpata. Aga jah, ja mingi hetk siis lõpupoole tuli tuul ja läks lihtsamaks. Ja me teeme nagu megatempoga. Me lihtsalt laseme seal on mingi teise mingi Aasia tüdruku või Malaisiast. Ja nad mingi kogu aeg, mingi ta nalja seal. Me lihtsalt päev üliruttu. Võib-olla nad on ka kiired, selles suhtes me ei tea ju. Aga me ei ületa seda puutasu. Ehk siis me saame ikkagi tunnipalka, aga mingi hetk hakkab motivatsioon ära kahtuma, kuigi ta ütleb iga kord, no äkki järgmine rida on parem, sellepärast et päev mingi mürki, mis peaks tegema pool tööd juba ära meie eest, aga see mürk ei toimi nii-öelda. Äkki järgmine rida on parem ja siis vaatame üle teie selle, äkki tõstame selle puutunnitasu ka veel. No ma ei viitsi enam nii kaua teha nii kiiresti. Kui mul on tunnitasu, ma teeks palju rahulikumalt. Mitte, et ma nagu mingi rämedalt puhkaks, aga ma lihtsalt teeks rahulikumalt, mitte ei tõmbaks ennast ribadeks, nagu ma praegu teen. Aga okei. Lähme koju. Et meil hakkas lõuna ja hea ajastus on see, et just meie taha tuli see sita auto. Sivi tuli kohale, Pekalist tõmbab peldiga tihks. Hea ajastus. Mina ei ole. Hannes palus filmida neid masinaid. On ägedad või? No, ma mõtlen, et kallid need on. Kallid on mingi lambod. Meil on täna üle pika aja vaba päev. Töötasime, otsustasime tulla randa. Meil taga praegu see mingi äge kaljuserv.
Ocean ja Hannes. tore on vahepeal puhata ka. kõik tulid vaatama, et mis siin head pakutakse. Ükski pole julge veel. Tuleb lähemale. See on mingi karjaboss, ma arvan. See on kui äge. Tulge siia nüüd. Kogu kari. Oh my god, vaata! Issand. Me liikusime natukene edasi ja nüüd tuleb kogu kari jälle siia poole. Hannes, vaata! Joo, tule. Joo.